tšau lapsed, vaadake, kui palju liblikaid siin on. Ma tahtsin teile näidata, kui palju liblikaid siin aias on, sellepärast et ma loen ühte putukaraamatut täna teile. Selle raamatu nimi on Lepatriinu täpid. Selle kirjutas Tiiu Kitsik. See on hästi tore raamat ja ma mõtlesin, et kas ma näen Lepatriinut siin kuskil. Lähme vaatame koos, kas me kuskil näeme Lepatriinut. Siin on mul hästi suured põõsad, aga täna on tuuline päev ja Lepatriinudele meeldib olla kindlasti tuulevarjulises kohas rohkem. Vaadake seda liblikat. See on liblikas. Jooksis ära. Nii vaatame, siin on üks liblikas veel. Neid liblikaid on meil siin küll kõvasti. Nüüd ma näitan teile. Siin on meie avokaadopuu. Siin otsas kasvavad avokaadod. Mida avokaadost saab teha? Guacamoolid. Näed, üks on põrandale kukkunud maha. Selle ma pesen pärast puhtaks. Siis on mul üks banaanipuu. Siin valmivad banaanid. Mida teie nägite vanaema ja vanaisa juures aias, mis seal veel kõik valmib? Seal on ju nii palju igasuguseid erinevaid aiasaaduseid ja õunu ja viinamarju ja maal on kõik nii äge. Ma proovin nüüd leida ühe tuulevaikse koha, et ma saaksin seda raamatut teile lugeda, et te ka kuuleksite, sest et ma alguses hakkasin lugema terrassi peal, aga seal oli väga tuuline. Ühesõnaga, tänane raamat on Lepatriinu täpid ja selle on kirjutanud Tiiu Kitsik. Ja Tiiu Kitsik joonistas siia isegi pildid. Lepatriinu täpid. Mõnus on ise joonistada, on ju? Hommikupäike soojendas põõsaalust, kus on Lepatriinu pere pesa. Väike Lepatriinu, kelle nimi on Triinu, ringutas mõnusalt ja ajas end voodist püsti. Ta vaatas aknast välja ja otsustas, täna tuleb ilus päev, eriline päev. Vaata, kuidas ta haigutab ja ringutab. Kuidas sina hommikul päeva alustad? Kas ka haigutad? Lepatriinu avas riidekapi, et midagi toredat selga panna. Kapp oli täis ainult punaseid mustade mummudega riideid. Kõik olid täpilised, kleidid, seelikud, särgid, isegi sokid. Täna tahaks midagi erilist, ohkas Lepatriinu. Vaata, mis tal siin kapis on. Müts, sukapüksid, potikud, sall. Isegi saapad on täpilised. Kõik on nii ilus. Väike Triinu läks kööki, kus askeldas ema. Ema, mulle ei meeldi mu riided. Olen sellest mustrist tüdinud. Tahan teisi värve. Kuidas siis nii? Need on imeilusad riided, vastas ema. Aga keegi teine ei kanna selliseid riideid. Tahaksin sellist kirjut kleiti, nagu on liblikal. Sellist rohelist kuube,
nagu on Mardikal ja sellist karvast jakki, nagu on Päevakoeral, kurtis väike Triinu. Teie koeral on ka karvane jakk. Muki, kas sa tahad ka uusi riideid? Ma soovin teisi riideid. Ema võttis Triinu sülle. Ära ole kurb, kallis Triinu. Meie riiete värvid ja muster on meile olulised. Kui sa kannaksid Liblika, Mardika või Päevakoera riideid, ei oleks sa ju enam Lepatriinu. Siis oleksid sa hoopis Liblika-Triinu, Mardika-Triinu või Päeva-Triinu. Aga miks siis keegi teine täpiline ei ole, jätkas Triinu murelikult. Kust sa võtad, et keegi teine ei ole täpiline? Ikka on. Mine vaata õue suure kännu juurde, ütles ema kavalalt. Nii mõnus on emme sülles istuda. Vaata, kui ilusad tema riided ka on. Emme ja issi oskavad alati lohutada. Triinu vahetas öösärgi jooksu pealt kleidi vastu ning kiirustas õue. Vaata, kuidas ta jookseb. Oligi valmis õue minema. Kui kiiresti sina suudad teised riided selga panna? Kui kiiresti sa üldse hommikul tegelikult valmis saad ennast? Kännu juures seisis uhke kärbseseen. Kui ilus. Tere, hüüdis Lepatriinu. Tere, vastas seen. Sul on nii ilus mummuline kübar, imestas Triinu. On ja, aitäh, vastas seen uhkelt. Kas sina ei tüdine vahel ära oma mummulisest kübarast, küsis Triinu. Ole nüüd, ei mina taha ega saa oma kübarast loobuda. Kui mul oleks teistsugune kübar, siis arvatakse, et ma olen söögiseen, aga ma ei ole, ma olen mürgine. Oi, siis sa ei tohi küll oma kübarast loobuda. Tead, Triinu, sinul on täpid samal põhjusel nagu minulgi. Kui sa täpiline ei oleks, tahaks nii mõnigi lind sind nahka pista. Nii, kohe näitan teile pilte ka. Ajab seenega juttu. Krooks, täppidest on palju kasu, sekkus ootamatult vestlusesse lombis püherdav konn. Ta oli kännu taga kogu juttu pealt kuulanud. Vaata minu kuube, roheline ja mustad täpid peal, ütles konn loigust välja ronides. Olen oma ülikonnaga väga rahul. Kui lähebki natuke mudaseks, ei paista plekid välja. Oi, kui mõnna konnal on. Tema võib ennast tõesti ju mudaseks teha. Kuule, Triinu vaatab küll sellise näoga, et kas sind ikka võib uskuda. Aga konn on väga muhe. Äge konn. Konn hüppas Triinule lähemale. Seda tehes riivas ta Triinu kleiti. Oi, vabandust, said nüüd vist pisut poriseks, vabandas konn. Lepatriinu vaatas kohkunult oma kleiti, aga plekke polnud näha. Kui Triinu sõrmega üle ühe musta mummu tõmbas, läks sõrme ots poriseks. See ajas Triinu naerma. Ta kleit hakkas talle aina rohkem meeldima. Konn aga võttis uuesti hoo sisse ja hüppas järgmisesse loiku. Kas sa saad aru, milline neist on
poriplekk ja milline on päris täpp. Kas sulle meeldib poriga mängida või porise ilmaga õues mängida? Tegelikult on väga mõnus. Tuleb lihtsalt poririided selga panna, on ju? Sellised riided, mida tohib määrida. Ja seda on igal lapsel õnneks Eestis. Asi nüüd siis riideid kanda. Proovige iga päev oma kodu seljas kanda. Kostus uus hääl. Kes see seal on? Uuris Triinu. Mööda kärbseseent ronis üles. No kes kannab kodu seljas? Tigu. No. Kas sul raske ei ole oma kodu sedasi seljas kanda? Tahtis Triinu teada. Vahel on ka. Aga mis ma teha saan? Meie teod juba oleme kord sellised. Ja tegelikult on see päris mugav. Saan kiiresti koju, kui vaja, ütles Tigu muheledes. Konn aga mõtiskles kärbseseent ja Triinut vaadates. Tundub, et mummud on moes. Võiksin endale ka koju mummulise tapeedi panna. No mis sina arvad? Kas seenele meeldib, et Tigu talle külla läheb? Mis teod seenega teevad? Kärbseseen, sinul on kõige ilusam kübar, mida ma näinud olen. Ja Tigu, sinu jutt tegi mu tuju väga heaks, rõõmustas Triinu. Tead, mul on sulle üllatus. Tule õhtul õue ja vaata taevasse. Ma luban, et sulle meeldib see, mida sa seal näed, kutsus kärbseseen Triinut. Triinul läheb tuju järjest paremaks. Mis sa arvad, mis ta öösel näeb õues? Triinule see mõte meeldis. Ta jooksis rõõmsalt koju, et õhtul tagasi tulla. Vaata, kui äge kodu see on. Lepatriinu pesa on nagu iglu siin. Ja vaata, väike Lepatriinu pilt on ukse peal. Siis teavad kõik, kes seal elavad. Kodus sikutas ta jalga täpilised põlvikud ja imetles end. Täpilistel riietel ei tundunudki enam midagi viga olevat. Triinu veetis päeva oma riideid sorteerides ja ladus särgid virna. Ta ladus särgid virna ja riputas kleidid pikkuse järgi ritta. Ta otsis igale põlvikule paarilise ja põimis nad kokku. Oota, kas ma seda näitasin sulle? Näed, siin ta sorteerib riideid ja siin ta paneb põlvikuid jalga. On ju tore? Õhtul, kui päike välja tuli, oih, mõtlen otsast peale. Õhtul, kui päike oli loojunud, lubas ema Triinu õue. Triinu ronis kärbseseene kübarale, et paremini kõrgustesse näha. Oh, terve taevas on mummuline, kilkas ta, nähes tähti täis taevalaotust. Nii ilus. Millal sina viimati tähti vaatasid? Triinu tõusis lendu, et taevas helkivaid mummusid oma käega katsuda. Ta lendas nii kõrgele, kui jaksas, aga taevamummud olid ikka väga-väga kaugel. Triinu nägi langevat tähte ja soovis seepeale ühe soovi. Nagu sähvatus, sai talle kõik selgeks. Vaata, kuidas ta lendab. Ja täht langeb
ja Triinu soovib. Mida sina sooviksid, kui sa näed langevat tähte? Triinu lendas koju ja kilkas. Ema, ma soovisin täna langevalt tähelt, et ma oleksin õnnelik ja see soov läks kohe täide. Ma olengi. See on parim oskus olla õnnelik selle üle, mis sul on, kiitis ema. Ja saigi muinasjutt läbi. Need tähed on ikka mu lemmikud. Ja siin on veel üks lehekülg, kus on hästi palju täppe. Loeme nad nüüd kõik kokku. Kuule, aga toredat und teile, Narel ja Ruubi ja teised lapsed, kes kuulavad. Soovin teile hästi-hästi mõnusat õhtut ja päeva ja siis jälle õhtut ja siis jälle päeva ja nii kaua ja nii palju, nagu neid täppe siin on. Mida me õppisime? Kas on hea osata olla õnnelik selle üle, mis meil on? Mis on sinu lemmikasi? Mis sinul on? Mis sind õnnelikuks teeb? Tšau!